Priit, tehke ka aplaus. Aitäh teile, et te kõik siia kohale tulnud olete. Ma juba arhitektuurinõukogus, mis toimus ka hiljuti, sain nagu aru, et me saame nii vähe füüsiliselt kokku, et aplaus isegi tihti ununeb. Priit on muidu ka tore mees, et alati väärib seda aplausi. Väga tore, et te siia saite tulla. Tahaks kohe alustada siin nagu sellega, et see poleks riigipilve metsaseminar või poleks võib-olla kõige õigem riigipilve metsaseminar. Kui samal ajal ei toimuks intsidenti, teeme veel ühe aplausi meeskonnale, kes tegeleb intsidendiga tagalauas. Loodetavasti lähevad asjad seal nagu joonda. See on hästi huvitav, et sellised asjad juhtuvad just siis nagu siin. Kes oleks osanud arvata, et workshop algab nii vara. Kes tahab pärast nagu panustada, saab rääkida, et mis siis nagu juhtuda võis. Väga hea on ka see, et me saime ikkagi kokku tulla. Eelmisel nädalal kehtestati väga ranged nagu piirangud ja see üritus oleks peaaegu ära jäänud. See on väga hea, et tegelikult meil see nagu toimus, et meil toimub kohapeal testimine, vaktsiinipassi kontroll ja maskid. Tänu sellele me palume ikkagi, et maskid oleksid nagu ees, ilmselgelt mitte siis, kui te kohvi joote. Seda tehnoloogiat ei ole veel välja arendatud ja ta ei ole ka meie 10-aastases arengukavas. Aga ma alustan tegelikult sellest, et rääkides sellisest asjast nagu luues korda hajusas kaoses. Meie digiriigi suur edu, hästi suur edu, iga kord, kui ma räägin rahvusvaheliselt erinevate teiste osapooltega, mida nagu välja nagu tuua, et kuidas Eesti sai olla nii kiire ja nii efektiivne meie digiriiki arendades ja laiendades, siis see on olnud detsentraliseeritus. See on olnud see, et me oleme IT lasknud laiali lähedale nendele domeenidele, kes tegelikult seotud teenuseid nagu pakuvad. Ja minu lemmik nagu mantra, mida ma alati ütlen, on see, et tehnoloogia kõige tähtsam roll on automatiseerida rutiine. Ja see tegelikult on see piir, millest üle ta nagu ei lähegi. Kõik muu on mänguasjad, kõik muu on, mis iganes te nagu soovite nagu tehnoloogia nagu teha, lihtsalt nagu luksuseks. Aga tegelikult kõige tähtsam roll on tal automatiseerida rutiine, selleks, et me saaksime rohkem aega. Selleks, et me saaksime rohkem aega veeta perega, veeta sõpradega, tehes siis loomingulisi asju. See on see, kus see piir nagu lõpeb ja meie tehnoloogia kasutus digiriigis ongi olnud hästi efektiivne tänu sellele, et me oleme leidnud need kohad, kus me suudame kõige rohkem Eesti inimesele tegelikult säästa aega. Ja see sama suund ka jätkub. Aga see samal ajal on tekitanud väikse huvitava sellise miinuskülje, mis tähendab seda, et iga detsentraliseeritud osa on natukene teist nägu ja natukene on võib-olla alahinnatud. Paljud teist ütleksid, et meie haldusala või meie IT-maja või meie teenused on täiesti erinevad võrreldes siis sellest, kuidas see on ehitatud, kuidas see on arendatud ja kuidas hallatakse ja opereeritakse erinevaid digiriigi teenuseid kuskil mujal. Ja et seda siis laeva kuidagi nagu siis nagu tagasi hakata nagu tüürima või see on vale sõna öelda tüürima tagasi. Aga põhimõtteliselt, et tekitada natukene korda sellises hajuses nagu kaoses, siis sa pead teatud kompromisse nagu tegema ja teatud kohas kehtestama mingisuguseid üldpõhimõtteid ja üldstandardeid, mis aitavad meil siis teineteist nagu paremini mõista, sellepärast et erinev haldusala tegeleb tihti ka sarnaste probleemidega ja kui me neid probleeme lahendame igaüks erinevalt, siis ka meil tekib omavahel nagu ebakõla. Tsentraliseerimine ja detsentraliseerimine on igaveses võnkumises. Ütleme, et kui me vaatame digiriigi ajalugu näiteks mingi 40 aastat, 50 aastat tulevikku, siis me näeme seda, et aeg-ajalt tehti otsuseid, et mingeid asju rohkem tsentraliseerida ja kokku võtta, aeg-ajalt tehti otsuseid, et need uuesti lahti nagu killustada. Et mille alusel neid otsuseid nagu tehakse, on erineval organisatsioonil tihti nagu erinev, aga üldine pilt on nagu selline, et tegelikult reaalsus on see, mõned asjad on tsentraalsed, mõned asjad on nagu laiali. See on väga abstraktne pilt ja see on meelega selline, et lihtsalt nagu mõtteharjutuseks. Aga peamiselt me peaksime nagu mõtlema sellele, et kui meil on ebaselgus, kui me tegelikult ei tea, siis on mõistlik detsentraliseerimisest nagu liikuda tsentraliseerimise poole. Ja riigipilv on üks selliseid asju, mis on meil just selle samal eesmärgil nagu välja töötatud või ongi väljatöötamisel, ehitamisel. Ja see on seetõttu niimoodi, et me oleme tajunud seda, et meie detsentraliseeritud digiriigis on kompetentsid, ei ole sellisel nagu tasemel, nagu me tahaks, et nad on. Meil on eksisteerivad riigis nii-öelda need kangelased, et te ise ka nagu teate, siin oli Allan Poola just nagu viitas sinna, kas see inimene on siin olemas, tegeleb selle mingisuguse nagu probleemi või asjaga. Kui see inimene on olemas, järelikult probleem saab nagu lahendatud. See on tegelikult märk sellest, et meil on tekkinud selline osaline kangelaskultuur, mis on tegelikult iseenesest kõlab ägedalt
et meil on kangelased digiriigis, eks, ja see on väga hea, et te olete meil siin olemas, sest ilma teieta oleks nagu veel raskem. Aga kangelaskultuur tegelikult ei ole väga küps nagu protsessilise ja sõltuvus nagu mustrit. Et tegelikult me peaksime tegelema nagu selle suunas, et meil ei ole kangelaskultuuri, vaid meil on lihtsalt head teenused ja head arendusmeeskonnad, kes tegelikult suudavad selle probleemiga nagu toime tulla. Tiimide enda sees jäävad kindlasti kangelased nagu alles, eks, aga tegelikult pikas perspektiivis me peame liikuma kangelaskultuurist pigem eemale, sellepärast et sellise terve ja jätkusuutliku digiriigi üks põhimõtteid ei ole kangelaskultuur, vaid head meeskonnad ja head teenused, mis on hästi monitooritud, hästi logitud, hästi juhitud. Et see on hästi nagu tähtis. Teine asi, mis on nagu sellise tsentraliseerimise tihti nagu vajadus, on sellepärast, et meil on vaja uuesti ühtsustada. Et mõnikord, kui sa lased asjadel liikuda oma soodu, oma enda liinides, siis asjad liiguvad hästi kiiresti, aga nad liiguvad natukene erinevalt. Ja siis sa pead uuesti nagu pöörama selle natukene ümber, et teeme nüüd natukene uuesti ühiselt ühtemoodi asju mingisuguse maani ja siis uuesti detsentraliseerime. Et sa teed sellise nagu võnkumise, nagu ma mainisin, et väga hea oleme praeguses olukorras, nagu me oleme, aga nüüd võtame strateegilise suuna natukene tsentraliseerida, kokku tuua selleks, et me saaksime igast sellest kangelasest tegelikult tervele digiriigile rohkemat ja siis uuesti laseme detsentraliseerida. Anname rohkem jällegi kontrolli, anname rohkem seda eripära, mida iganes nagu vaja on kiiruse ja efektiivsuse pärast. Nii et siin ei olegi olemas kunagi hõbekuuli vastust, kumb on õigem mudel. Eesti riigi edu on saavutatud tugeva detsentraliseerimisega, aga me peame mingites domeenides, nagu serveri baastaristu, nagu riigipilv, liikuma mingil määral tsentraliseerituse teed ja siis uuesti saame selle tagasivõnke tekitada, kui see kompetentsi tase on saavutatud. Ja see ongi nagu see, mis on meil üks tähtsamaid selliseid suundi, kuhu me nagu liigume. Aga rääkides sellest korra loomisest, hajusest nagu kaoses, siis me oleme jõudnud huvitavasse etappi, kus tegelikult meil on nüüd eesmärke paika pandud juba ja juba nagu ka mingil tasemel nagu levitatud, hetkel on tõlkimisel meie digiühiskonna arengukava järgmiseks 10 aastaks. Ma väga palju sellel siin ei keskendu, sest võib-olla ei ole paljud teist sellega kokku puutunud veel, aga minu üks tore kogemus SMIT-is oli see, kui ma veel ei olnud mõelnud seda, et kas ma lähen nagu MKM-i või mida ma üldse nagu edasi teen, eks. Ma nägin, et meil on riigis erinevad valukohad, mis vajavad nagu adresseerimist, aga ma nägin ühte inseneri, ja ta oli partnerinsener tegelikult nüüd hankega riigis, tegi ühte projekti SMIT-is ja ta luges meie nii-öelda arengukava, seda eelmist arengukava, kui see oli ära uuendatud, et viia endast kurssi. Ja see oli hästi nagu selline silmi avardav mulle, sest mulle tundus nagu imelik see, et insener võtab kätte ja loeb läbi põhjalikult nii-öelda meie digiriigi arengukava. Et mulle kuidagi tundus see nagu võõras, aga inimesed on erinevad ja see oli hästi tore näha. See näitas nagu seda, et see arengukava tegelikult kõnetab rohkemat, kui ma alguses võib-olla arvan, tänu sellele, et meil on ajasurve, meil on kiire, et palju see nagu kõnetada nagu võib. Ja meie uus digiühiskonna arengukava on ka nüüd põhimõtteliselt nagu valmis ja liigub. Et korraks rääkides sellest meie digiühiskonna arengukavast, et meie selline suur põhisõnum on see, et Eesti täis digiväge. Et see on see, mille külge me oleme konksu nagu pannud, et Eestis on ajalooliselt või kultuuriliselt olnud vägi väga tähenduslik juba aastasadu, aastatuhandeid tõenäoliselt isegi, et vägi on selles mõttes hästi sõna, mis meid kõiki nagu kõnetab, eks. Et me ei räägi, et meil on sõjavägi, me räägime, et meil on kaitsevägi, eks. Meil on vägi, mingisugune asi, mis võimaldab meil väiksemana olla nagu rohkemat ja tunda nagu, et me suudame rohkemat, kui võib-olla peale vaadates meie inimeste gruppi, nagu me suudaks. Ja see on selline põhiasi siis, mille peale me siis selle kõike nagu ehitame. Ja esimene nendest on siis nagu see, et meie elukorraldus on vägev, on lihtne teha asju, mida vajame või tahame. See on see sõnum kodanikele, mida me lubame tegelikult selle järgmise 10 aasta digiühiskonna arengukavaga. Siis oleme digiväega kaitstud. Meie digielu on turvaline, lähme digiarengus julgelt edasi ning meie majandus on digiväeline, digilahendused on kogu majanduse mootor ja siis veel digiväel väärtustame iga inimest ja loome ühist. Ja siis viimaseks, et Eestis on väetatud pind tulevikulahenduste loomiseks. Et see on selline ühe slaidina kokku võttes meie suuremad lubadused siis põhimõtteliselt meie riigis ametnikele, meie riigijuhtidele, meie kodanikele, eks, meie ettevõtetele, meie partneritele, et mis see nagu Eesti digiühiskond 2030 nagu on, mis on need põhiasjad, mille suunas me nagu tegutseme. Ja tegelikult need jaotuvad 2 erinevasse kohta, aga keskendun korraks nendel.
et see siin ei ole kõige koostöösõbralikum pult mul. Et esimene nendest on siis see, et meie peamine mõõdik on rahulolu. Me oleme mõõtnud digiriigiga rahulolu või digiteenustega rahulolu meie kodaniku nagu vaatest ja ettevõtete vaatest juba nagu aastaid, aga me koondame selle kõik kokku üheks. Et meil on ongi rahulolu on põhiline asi. Hüppe eesmärk on 67,5% pealt saada 94% peale. Me kõik teame, kui ambitsioonikas see on. Aga nagu ma olen ka varem öelnud, on see, et ambitsioon ei ole see asi, mis peaks meid nagu tagasi hoidma. Me ei pea võtma nagu turvalisi eesmärke. Turvalise eesmärkide võtmine tähendab seda, et me teeme hästi väikseid samme. Minu jaoks on okei, kui me võtame eesmärgiks 94% rahulolu ja võib-olla siis aastast 2030 suudame saavutada 85-90%. Et see on täiesti okei, sest meie eesmärk on olnud 94%. Me teeme julgemaid samme selle nimel, et tegelikult 94% nagu saada. Kuidas sinna nagu saab, on erinevaid võimalusi. Üks on see, et muuta nagu digiriiki läbipaistvamaks niimoodi, et põhimõtteliselt sa ei näe, kuidas sinu elus midagi nagu on, aga samal ajal ta suudab sulle raporteerida, mida sa oled saanud, kuidas sa oled saanud, et sa tunned, et sa oled saanud nagu seda teenust ja seda mugavust, mida tegelikult digiriik sulle nagu pakub. Eks? Et see ei ole sulle ebamugav vormide, mingisuguste infosüsteemide, keskkondade vahel nagu suplemiseks. Aga seal on igasugused teisi vahendeid. Võtsime ju bürokrati suuna hästi tähtiseks, et meil tegelikult oleks see nagu okei. Ka riigipilve enda kogu teema, kogu meie riigi baastaristu loomise eesmärk on tegelikult rahulolu suurendamine. Kõik need, kes te olete siin Facebookis selle IT-mehe nagu selles vestlusgrupis, te ju näete seda, kuidas aeg-ajalt jälle kirjutaks, et Eesti mingisugune teenus on maas ja ei skaleeru ja mingid asjad nagu ei tööta. Et ka see on tegelikult lõpuks väljendub rahulolus. Et kas inimesed tegelikult tunnevad, et kuule, riik tundub, et ei kuku maha kogu aeg või ei tekita nagu mingisuguseid nagu probleeme. See ei tähenda, et 10 aasta pärast ei oleks poliitiline mäng see meie digiriiki või e-riiki või e-hääletamist või midagi nagu kiruda. Et ega see niisama nagu ära ei lähe, et poliitiline mäng on hoopis teine asi. Aga see päris rahulolu, see, kus me ise teame, et tegelikult võiks olla asi parem. Et see on asi, milles me saame kõik ühiselt nagu panustada. Siis on olemas meil tegelikult ja see pult lihtsalt ei mängi minuga täna. Digiriigi järgmised arenguhüpped, mis jaotub siis nagu 4 erinevasse nagu punkti. Need on nagu siis arengukavas meil need punktid, mis tegelikult on need, mida me lubame kui uued hüpped. Nendest esimene on üleminek sündmuspõhistele ja proaktiivsetele teenustele. Paljud teist, kes on riigis juba mõnda aega töötanud, on kuulnud nii sündmuspõhiseid kui ka proaktiivseid teenuseid. Tõstke käsi, kui te olete kuulnud seda varem kui aasta tagasi. Isegi on mõned käed, sest seda on tegelikult tehtud 7 aastat umbes. Ja sellega on olnud hästi raske, et hästi palju on regulatiivset nagu võitlust olnud, et kuidas nagu teha nagu proaktiivseid ja sündmuspõhiseid teenuseid. Et kui te ei ole võib-olla kokku puutunud nende terminitega veel piisavalt nagu põhjalikult, siis see tähendab seda, et sündmuspõhine on asi, et teie elus juhtub midagi ja digiriigi infosüsteem reageerib sellele. Kui teil sünnib laps, te ei pea ise teadma, mis keskkondades seda minema peate selleks, et oma asjad nagu läbi lahendada. Eks? Vaid tegelikult on riik, ütleb teile proaktiivselt, et kuulge teate, te sündis laps, väga hea, te saate siit seda infot nagu täites endale mingisugused sotsiaaltoetused, siin saate lasteaiakoha, kõik need muud asjad, mida vaja on, mida varasemalt on teadnud teie ema, isa, vanaisa, onu, sõber. Eks? Et see on nagu selline asi, mida me tahame nagu täiesti nagu ümber lükata. See on hästi suur töö, sellepärast see tähendab seda, et meie haldusalad peavad olema omavahel koosvõimelisemad, kui nad kunagi varem olnud on. Täna nad ei ole ja see ongi sümptom. Teine on siis krativäeline riik. Kratt on siis see, millega me kirjeldame või anname nagu sellise lapse nime tehisintellektile Eestis. Et kratt tähendab siis nagu seda, et me automatiseerime mingeid asju, mida me varasemalt if-else tsüklitega ei automatiseerinud. Et täna võtame kratte kasutusele, et aru saada eesti keelest näiteks. Sealhulgas selle üks kõige tähtsamaid komponente on bürokratt. Selle kohta on YouTube'is üks fantastiline video, võite pärast guugeldada otsida, et mis asi see bürokratt on, see on selline nii-öelda nagu multikas, aga ta seletab ära nagu seda, et kuhu me tegelikult tahame, et digiriik nii-öelda siis oma teenuste pakkumisega sinule kodanikuna siis tegelikult nagu jõuab, ja sealhulgas sinu perele. Et see on hästi tähtis, hästi suur suund on seal. Meil juba arendused seal nagu käivad, Riiaga on päris hea koostöö ja erasektoriga samuti. Teeme hästi suuri nagu arendusi seal. Esimesed mingisugused komponendid on juba nagu laivi ka liikunud. Päris teenused veel ei jookse, aga selleni me jõuame ka selle aasta või järgmise aasta alguse jooksul. Siis on inimkeskne digiriik, hästi tähtis punkt, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et me anname rohkem kontrolli inimesele enda andmete üle, nõusoleku teenused, andmejälgi ja kasutuselevõtt,
Kui te võib-olla olete kuulnud või ma olen mitte mina ainult, vaid meie osakond on kellelegi vastu karva hõõrunud viimase mõne nädala jooksul, siis see on seetõttu, et andmejälgija kasutus on tegelikult nõrk, et SF-i raames on andmejälgija kasutus näiteks kohustuslik, et kui on tegu sinu andmetega, siis tehniliselt peaks olema see info sinu andmete kasutamise kohta, talletamise kohta alati näha Eesti e-portaalis. Täna see tegelikult nii ei ole sellisel tasemel, nagu me tahaks. Et põhilisi asju sa nagu näed, aga tehakse uusi teenuseid, kus me tahame, et see oleks ka kasutatud algusest peale. Ja see on hästi tähtis. Ja siis on olemas meil viimane selline, mille kohta ma ütlen, see on selline abstraktne, aga selle kohta öeldakse nagu roheline digiriik. Ja roheline digiriik tähendab siis seda, et mitte, et me oleksime täiesti roheline, mitte, et me tegeleks rohepesuga oma taristute, serverite, IT-teenuste osas, vaid see, et me oleksime kõige rohelisem võrreldes teiste erinevate edukate digiriikidega. Et see on nagu ambitsioon, et me näitaksime eeskuju. Minu enda lemmiknäide selle kohta on see, et nii kaua, kui me suudame vältida seda, et Greta Thunberg ei istu meie valitsuse trepil ja meie digiriik ei kiru, siis on kõik veel hästi. Et kui tema peaks tulema siltidega, et meie digiriik rikub meie planeeti, siis on asi teisiti. Siis meil on olemas ka teatud suunad, mis võimaldavad arenguhüpet ja tagavad digiriigi kestlikkuse. Siin on asju, millega te rohkem nagu olete kokku puutunud, sellepärast et taristukiht on tihti nagu see kiht, mis tagab, et meie digiriik nagu kokku ei kukuks. Ja see koosneb ka erinevatest mitmest asjadest, nagu näiteks see, et avalike teenuste juhtimise ja kasutajakeskuse juurutamine. Kasutajakeskus on meil ka riigis hästi tähtis prioriteet. Siis on olemas andmepõhine riigivalitsemine, andmete taaskasutus, tulevikukindlad digiriigi platvormid, mis põhimõtteliselt on siis e-ID jääb alles ju. Meie e-hääletus võib-olla vajab mingisuguseid muutusid, aga jääb alleks. Ka siis, kui ta näeb võib-olla kole välja, mis oli üks kõige jaburamaid kommentaare minu arust eelmises valimistsüklis. Ning keskelt osutanud IT-alusteenused on ju üks asi, millest meil täna hästi palju ka veel räägitakse, et peale ka minu ettekannet. Et meil on vaja tegelikult tõsta seda kvaliteeti nendel asjadel, mis on meil detsentraliseeristuses tekkinud liiga nagu kaootiliseks või ebaühtlaseks, kus see kvaliteet erineb. Mõnikord me kadestame teise haldusala arvutitöö kohta näiteks, arvutilahendusi, mõnikord me kirume. Vahepeal täpselt sama haldusala saab mõlemaid kommentaare, mis on ka väga maagiline. Siis uute lähenemisviiside pigev katsetamine, avatud innovatsioon ja digiriigi kogukonna arendamine, avaliku sektori digimuutuste võimendamine. Et need on sellised asjad, mis siis põhimõtteliselt on siis meie see alus, see vundament, mille peale me siis selle digiühiskonda 2030 suunas nagu ehitame. Ma ei ole väga suur fänn, mis puudutab selliseid 10-aastaseid arengukavasid. 10 aastat on liiga palju, mis tähendab seda, et me peame teatud detailsus olema selle abstraktsemad, kui me tegelikult nagu tahaksime olla. Aga üldiselt selle eesmärk on lõpuks nagu anda meile mingisugune siht ja suund, vastu mida me valideerime arendusi, vastu mida me valideerime kõiki neid teenuseid, mida me ehitame, kõiki neid komponente, mida me arendame, ja kõiki neid servereid, mida me haldame. Et see kõik koos annab meile selle rahulolu, mida siis pärast lõpuks inimesed nagu hindavad. Et kui meil tegelikult need komponendid ebaõnnestuvad, siis on meil suuresti nagu keeruline edasi liikuda. Ja see viimane punkt on siis sihitud väliskoostöö, mis ka õnneks siia slaidil ilmus. Et see siis põhimõtteliselt tähendab nagu siis seda, et me tegelikult ei teegi seda kõike ka üksinda, me kuulame rahvusvahelisi partnereid, mis on nende soovitused, vaatame, mida mõni teine riik teeb hästi, sest me ei tee absoluutselt kõike kõige paremini maailmas digiriigina. Me oleme rankingutes igal pool hästi nagu üleval, aga me ei ole kõikides rankingutes esimesed, mis tähendab seda, et meil on alati kelleltki õppida midagi tehakse kuskil nagu paremini. Minu lemmiknäide selle kohta on olnud see, et avaandmete osas me olime hästi allpool rahvusvahelistes rankingutes, tänu selle, et XD oli nii fantastiline. XD ühendas meie digiriigi kokku, aga see tähendas seda, et avaandmed olid meil nõrgad ja me olime seal rankingutes hästi halb. Aga tegelikult kõik riigi andmed ei pea olema üle XD kättesaadavad. See tähendab seda, et tegelikult riigi käes on hästi palju andmeid, mis võiksid olla lihtsalt avaandmetena kättesaadavad, kus ei ole sul vaja XD turvaserverit, kus ei ole sul vaja integreerida keerulisi, üliturvalisi süsteeme, kus on vaja lihtsalt saada ligipääs andmetele võimalikult lihtsalt. Andmed, mis ei ole sensitiivsed, millel ei ole mitte mingisugust muud väärtust peale selle, et nad on andmed, mis võimaldavad selle peale ehitada äri, selle peale teha akadeemilist koostööd. Ja selle väga sihitud ja nagu süsteemse töö tulemusel me oleme rankingutes nüüd väga kõrgel. Et kõigest paari aastaga, mis on märk sellest, et me tegelikult digiriigina oleme jätkuvalt väga-väga efektiivsed ja väga-väga kiired, kui me võtame selle eesmärgi. Ja see on see sama asi, mida tegelikult me ootame ka väga laialt ja mille nimel me teeme nagu koostööd hästi laialt nii teiega siin kui ka inimestega, kes on meil üle virtuaallingi.
eks, kui ka siis rahvusvaheliste kui ka erasektori partneritega selle nimel, et meie taristu hüpe toimuks, meie platvormteenuste hüpe toimuks niimoodi, et me kõik saaksime nendest headest asjadest kiiremini kasu. Ja me oleme võimelised seda tegema paari aastaga. Et siin räägitakse teile täna tõenäoliselt sellisest umbes 5-aastasest esialgsest plaanist, et see võib minna rohkem, aga võib minna ka vähem. Kui me tegelikult paneme seljad kokku, siis läheb see tõenäoliselt kiiremini. Aga üks põhiasi, millest ma tahtsin teile tegelikult täna rääkida, on selline asi nagu arendusraamistik, ehk siis what good looks like. Ja seda asja nagu arendusraamistik meil täna ei ole. Et kes erinevaid riigi dokumente on siis lugenud ja uurinud, siis teab, et on olemas koosvõimeraamistik meil on erinevad mingid teised muud raamistikud veel, aga ei ole olemas sellist asja nagu arendusraamistik. Ja see on umbes viimased paar aastat kuskil erinevates kohvinurkades, insenerid on selle küsimuse nagu tõstnud, erasektori partnerid on selle küsimuse tõstnud, riigipilvemeeskond on selle küsimuse tõstnud. Et kas meil ei võiks olla midagi sellist, mis ütleb meile what good looks like või kuidas peaks asju tegema, kuidas peaks asju tellima, ehitama, arendama. Mitte see, et mis tingimustele või nõuetele sa vastama peaks, vaid what good looks like seda nagu arendades, tehes, tellides, hankides. Ja eelmisel arhitektuurinõukogul, mis nüüd toimus ka oktoobrikuus, võtsime selle teema nagu lauda. Et ma olen enda asekantsleriga rääkinud, et alguses tema ütles, et tead, ministril on ka huvi, et midagi sellist võiks nagu olla. Ja siis temal on ka nagu huvi, aga täpselt keegi ei tea, mis see nagu olla võiks, et kas sellist asja on nagu vaja. Minu esimene reaktsioon oli, või see põlvereaktsioon oli siis nagu see, et tõenäoliselt meil ei ole seda nagu vaja. Meil ei ole vaja järjekordselt nagu dokumenti, mida siis põhimõtteliselt peame nagu kasutama arenduses, jälgima, võtma arvesse, sarnaselt nagu koosvõimeraamistikuga, mis vajab muutmist, sest koosvõimeraamistik on asi, mis on meil juba igal pool nagu kehtestatud ja nõueteks seatud. Aga arendusraamistik. Ja siis ma läksin arhitektuurinõukokku ja viskasin selle palli õhku, küsisin, et kas sellist asja on meil nagu vaja, et arutaks korraks, millest see võiks nagu koosneda ja siis, kui selline asi oleks nagu olemas, siis kas seda on tegelikult nagu vaja. Ja lõpuks natukene minu nördimuseks, aga samal ajal ma tundsin ka nagu uhkust meie arhitektuurinõukogule. Tegelikult öeldi mulle, et jah, sellist asja tegelikult oleks vaja. Et me veetsime seal mõned tunnid, arutasime seda teemat, mis see skoop nagu olla võiks ja jõudsime järeldusele, et jah, sellist asja tegelikult oleks vaja. Nii et nüüd me tegelikult hakkame seda nagu tegema. Aga arhitektuurinõukogu seltskond ei ole 100% ühtiv selle seltskonnaga, kes meil on siin täna. Ja seetõttu on väga arusaadav kaks asja. Üks on nagu see, et paljud teemad, mida ma siin mainin, mida alguses skoopi nagu pandi, võib-olla 100% ei kattu sellega, mida teie näete nagu taristu poole pealt, eks, ja platvormteenuste nagu poole pealt. Aga samal ajal teine põhjus on see, et väga hea oleks teid nagu kaasata. Et see on ka see, ühest küljest on see üleskutse siin, et teie saaksite ka osaleda selles protsessis, saaksite anda tagasisidet, ei pea olema praegu selles formaadis, kus ma siin 45 minutit mõnest asjast nagu natuke räägin, aga ma olen ka pärastpoole nagu veel siin ja saab minuga veel eraldi nagu suhelda sellel samal teemal. Ja ma hea meelega kaasaks paljusid teist siit ka nendesse töögruppidesse, kes hakkavad looma seda päris sisu. Aga rääkides siis, mis asi meie arendusraamistik on, siis arendusraamistik laias pildis paigutub kuhugi sinna. Et meil on olemas arendusraamistik, mis ütleb, kuidas digiriik ehitada ja koosvõimeraamistik ütleb, kuidas digiriik tehniliselt kokku käib. Mis on see digiriigi, millisest komponendist ta koosneb, kuidas need omavahelised seosed on. Arendusraamistik ütleb, kuidas siis seda digiriiki arendada. Ja koosvõimeraamistiku juurde tulevikus saab olema see sama ristfunktsionaalsed nõuded, millest ma olen ka varem rääkinud, mis on täna meil koodivaramus. Et abstraktsel tasemel arenduse jaoks ei olekski põhimõtteliselt rohkem vaja. Et sul on vaja teada, kuidas arendus käib, sul on vaja teada, millistele nõuetele sa vastama peab ja millises maailmas sa eksisteerid. Need 3 asja. Ülejäänud on igasugused sõltuvused ja muud seosed. Infoturbestandard, teenuste disainistandard, Euroopa koosvõimeraamistik ja igasugused muud asjad. Hästi palju bürokraatiat, mis minu ja kunagi nagu ei sobi. Mina tahaksin tegelikult seda, et kui ma võtan partneri ja ma viin selle kokku avaliku sektori teenusejuhiga, siis ma tahaksin, et saaksid võimalikult väheste sõltuvustega kiiresti jooksma hakata. Ja täna on see selline asi, et tihti kas ei võeta midagi kasutusele või kui tahetakse midagi kasutusele võtta, siis on see liiga raske ja liiga keeruline. Ja seetõttu me peame natukene ümber mõtestama, kuidas me üldse raamistikke teeme. Ja ma sellest natuke ka räägin. Aga kindlasti ootan ka teilt tagasisidet, sest te olete ju kindlasti näinud, et kui keegi tuleb mingisuguse dokumendiga ja ütleb, et nõuded on sellised, et kuidas siis sellele nagu reageerite. Aga üks minu lemmiklugusid, mida siin arhitektuurinõukogus osalenud on varem nagu näinud, mis nagu võib-olla hästi paneb paika selle, mida ma rääkida tahan, on selline asi nagu sild. Et Agu Leinfeld oli see, kes rääkis seda lugu digitippudes. Ja ta ütles nagu seda, et üks kõige tähtsamaid asju igasuguste põhimõtete, igasuguste nõuetega
on vastutus ja selge vastutus. Ja ta tõi selle näite sellena, et kui omal ajal ehitati Roomas sildasid, siis see tähendas nagu seda, et selle silla arhitekt, see, kes vastutas selle silla ehitamise eest, selle disaini eest ja selle eest, et ta oleks vastupidav ja jätkusuutlik, oli paadiga silla all, samal ajal kui Rooma armee oma kogu laadungiga üle selle silla liikus. Ja see on, mida tähendab vastutus. Vastutus ei ole see, et keegi ütleb, et kuule, sina meil tegeled ka selle asjaga, eks. Vaid see tegelikult tähendab seda, et sa saad aru, et see teema, mis on sinu laua peal, on tegelikult sinu vastutada. Need otsused, mida sina teed, kui sa mingisuguse teenuse lükkad nagu laivi, on sinu vastutada. Meil on hästi tähtis, et meil oleks riigis olemas kindlad, selged rollid ja vastutused. Ja kui keegi midagi teile nagu annab, see ei anta teie meeskonnale, see ei anta teie osakonnale, see ei anta teie haldusalale, et te nüüd tegeleke ka selle asjaga ja siis küsida, kes siis tegeleb. Siis ei ole kedagi, kes tõtab nagu kätt, kõik ütlevad, meie tegeleme mingisuguses abstraktsel nagu kujul. See on hästi sarnane sellele, et te kindlasti, see on asi, millele kõik te samastute, kes te olete siin kui ka kes te olete online'is. Et kui te saadate välja kirja mitmele osapoolele, eks, siis kes nendest osapooltest vastama teile tegelikult nagu peaks? Mõni inimene võib-olla vastab. Aga kui te saate endale ühe kirja, kus te näete, et see kirja on saadetud 20 inimesele, siis kas te peaksite vastama sellele kirjale või te arvate, et keegi teine vastab? Kui saadetakse teile üks ühele kiri, siis te teate, et see kiri tuli teile ja teilt oodatakse vastust. Aga saadakse 20 inimesele kiri, kas te olete see, kes selle vastama peaks? Ainult sellisel juhul, kui te tunnete, et te olete ise vastutav selle teema eest. Aga kui te seda ei tunne, kui see kiri on läinud 20 inimesele, kes nii-öelda üheskoos peaksid mingisuguse asja eest nagu vastutama, siis see ei tööta. Ja see on see, mille pärast mulle meeldib hästi see Rooma värk, et Rooma silda ei ehitanud see arhitekt üksinda. Ta ehitas selle terve meeskonnaga, seal oli avaliku sektori nii-öelda raha, seal olid igasugused eksperdid kaasatud, kes põhimõtteliselt ehitasid selle silla lõpuks nagu valmis. Aga tema oli see, kes oli see üks vastutaja selle asja eest. Ja see tähendab nagu seda, et põhimõtteliselt igas teemas meil digiriigis, igas kriitilises teemas digiriigis, sealhulgas ka intsidendid, sealhulgas uued teenused, peab olema üks selge vastutaja, kes tegelikult siis tagab, et see asi juhtub. Vastutus ei tähenda, et sa teed seda üksinda, aga vastutus tähendab seda, et sa vastutab selle korralduse eest. Ja läbi selle hakkavad asjad juhtuma. Ilma selleta on selline ühisloome. Ühisloome on väga tore, aga see on, ma ütleks, pigem nagu selline kooliõpilaste pärusmaa kui nagu tegelik riigiteenuste ja lahenduste nagu juhtimine ja arendamine. Et alati on hästi tähtis koht, kui teie näete ka enda haldusalas või enda meeskonnas nagu midagi, et otsest nagu sellist vastutust nagu ei ole paika pandud, aga tähtis teema on. Siis on esimene asi, millega peaks nagu tegelema hakkama, on otsida üles nagu vastutus. Ja see, kes siis nagu see vastutaja on, tema on siis see, kelle jaoks peaks olema väga tähtsad asjad koosvõimeraamistik, väga tähtsad asjad arendusraamistik, väga tähtsad asjad ristfunktsionaalsed nõuded. Tema suudab seda lükata ka lõpuks oma meeskonnale, kes siis lõpuks seda silda ehitab, aga tema on vastutav siis selle nimel, et see tegelikult juhtuks niimoodi, et see oleks digiriigile mõistlik pikas perspektiivis. Aga rääkides korraks arendusraamistikust endast, siis selle arendusraamistiku skoobist natukene nagu siis, et mis asi see siis on, millest me siin nüüd teile rääkima nagu tulime, mida me siis hakkame järgmisel aastal nagu tegelikult tegema, ka siis nagu teiega koostöös, on siis põhimõtteliselt see, tekitada arendusraamistik, mille üks põhialuseid on minimaalsuse põhimõte ja pult, ole sõber, minimaalsuse põhimõte, mis tähendab mitte ideaal. Et selle eesmärk on nagu siis see, et ta on võimalikult lühike, võimalikult konkreetne ja ootuste ja näidete põhine. Et väga konkreetne selge ootus, see peaks niimoodi käima, ja näited. Ja näited on hästi tähtis asi, sellepärast, et mida me nagu arhitektuuripaneelis tihti näeme, on see, et küsitakse, aga kellel on see asi hästi? Kellega ma võiks rääkida, kes näitab mulle, kuidas nemad seda tegid? Et ma olen hästi suur ka tihti nagu teooriafänn, mulle meeldib rääkida, et asjad võiksid olla niimoodi ehitatud ja nagu tehtud, aga alati on hea ja veel parem, kus on olemas see päris näide. Et ma arhitektuuripaneelis viitame kogu aeg Martin Uunopi suunas, ütleme, et vaadake, nemad tegid seal väga hästi mingit orkestreerimisasja, eks. Martin aitab ja konsulteerib. Aga tegelikult neid näiteid on veel. Mingisugustes haldusalas on mingid teemad hästi, mingid asjad on nagu kehvemad. Ja arendusraamistiku mõte on nagu täpselt sama asi. Ta on minimaalne, ja ta on hästi konkreetne, mille sa saadki nagu võtta ja siis reaalselt ka siis realiseerida, hakata kasutama või leida need inimesed, kes teid aidata nagu tegelikult suudaks. Siis arhitektuurinõukogu tõi välja ka selle, et see oleks nagu health checklist ja tulevikus oleks küpsusmudel, mis on nagu hästi selge asi, et te saate nagu vaadata, et mis minu tiimis või teenuses on hästi.
Käite üle selle nimekirja, vaatad, sellega on hästi, väga hea, see on nagu korras, sellega on probleem, ma ei tea, kuidas seda teha, kes mind aidata saaks, selles osakonnas, selles haldusalas, selles meeskonnas on selliseid asju nagu tehtud, eks. Siis hästi huvitavalt tõi välja Tarmo Hanga mainis sellist asja, et ta võiks olla nagu lahingumäärustik, eks mitte õpik. Et ta ei ole nagu raamat, mingisugune paks raamat, mille te nagu kuskilt nagu võtate, vaid ta on nagu lahingumäärustik, käite läbi, vaatate teemade kaupa. Okei, see asi kohaldub meile, see on meile tähtis, see ei ole meile tähtis. Maksimaalselt A4 per teema, eks. Tõenäoliselt läheb see kuni 2 A4-ni, aga põhimõtteliselt A4 per teema. Siis konkreetsed tegevuskõlbulikud soovitused. Actionable oli see ingliskeelne sõna, ma väga pikka aega proovisin aru saada, kuidas seda eesti keeles ütled, actionable. Selgus on tegevuskõlbulik, me on seda kunagi niimoodi kasutanud. Aga need ongi siis konkreetsed tegevuskõlbulikud soovitused, mida sa saad teha, et see asi läheks nagu paremini. Ja siis ta peab olema ühiselt arusaadav nii avaliku sektorile kui ka erasektorile. See on hästi tähtis printsiip jällegi, sellepärast, et kõik avaliku sektori dokumendid on tihti kirjutatud avaliku sektori lingos, mis tähendab seda, et ainult avaliku sektori inimesed üldjuhul saavad nagu aru sellest. Ma tean seda ka ise, olles tulnud erasektorist avalikku sektorisse, siis mul oli väga raske orienteeruda väga pikka aega, mis terminoloogiat ja mingisugused sõnu nagu siin nagu kasutatakse. Võttis hästi kaua nagu aega ja mõned seda on siiamaani uued. Tulevikus on selle eesmärk sellel arendusraamistikul olla nii-öelda avaldatud digiriik.eesti.ee keskkonnas. Ja see on see keskkond, mida me ehitame siis sellel põhjusel üles, et meil oleks võimalik näidata, välja kommunikeerides ühes veebikeskkonnas seda, kus kohas meil midagi on. Ja see näitab ära meile, kuidas siis digiriik ehitatakse, mis põhimõtetele peab vastama. Digiriik.eesti.ee saab olema siis see koht, kus tegelikult see on number 1 link, et partnerile, erasektorile, akadeemiale, tudengitele, kellel iganes, kes tahab uurida selle kohta, kuidas me digiriik ehitame, mis põhimõtetel, mis suunas, siis digiriik.eesti.ee oleks see keskkond, mis selle vastuse nagu annab. See on meil varem ka läbi käinud arhitektuuri nõukogus, võib-olla on ka siin vahepeal nagu mainitud seda. Ja siis viimane asi, kuhu me siis ühiselt jõudsime, on kantsleri test, mis tähendab siis nagu seda, kui küsitakse, et millisel tasemel peaks inimene olema oma teadlikkusest, et ta sellest nagu aru saaks, siis jõudsime sinna, et võib-olla mitte ematest, võib-olla mitte vanaema, et vanaema võib-olla ei saa arendusraamistikust nagu aru, aga kantsler võiks saada. Ja see peaks olema sellises keeles kirjutatud, et kantsler saaks sellest aru. Sellepärast, et siis, kui tegelikult äriarhitektuuri juhtimiskiht saab aru sellest, milliste põhimõtete järgi mingeid asju nagu ehitatakse, siis need asjad ka päriselt juhtuvad. Sellised insenerile dokumendid üldiselt juhtuvad ainult meeskonna sees efektiivselt olema. Aga ütleme, mis puudutab tervet haldusalade üleskoop ja tervet digiriigi skoopi, siis kantsleri test oli see, kuhu me jõudsime. Et ma võtan selle ka enda õlgadele, et kui see arendusraamistik meil järgmisel aastal kuhugi valmis nagu saab, siis ma räägin enda kantsleriga ja küsin tema käest, kas tema mõistab, et mis teemad seal on ja miks need teemad seal on ja miks need nagu tähtsad on. Ja iga teema kohta, mille kohta ta küsib, et tegelikult ei saa aru, miks me seda nagu niimoodi nagu teeme, siis järelikult meil on vaja seda parandada. Et need teemad ise on tähtsad. Ma jaotasin need ära kogu selle sisendiga, mida me arhitektuuri nõukogus nagu tegime. Jaotasin need ära. Esimene nendest on planeerimine ja arhitektuur. Me peame midagi selle puldiga nagu tegema, sest see pult reaalselt ei reageeri. Planeerimine ja arhitektuur. Ma võtan siit kohe mitu asja ette, nii kaua kui pult mind veel kuulab. Esimene asi, mida ma mainisin, on siis see, et on üks selge vastutaja, omanik ja juht. Siis on olemas prioriteetide seadmine ja arenduste selge sildistamine. Seda ma rääkisin Pipedrive'iga. Pipedrive'i inimesed ütlesid, et nendel on ka arhitektuur jõudmas sellisele tasemele, kus on liiga palju asju korraga. Digiriigis on neid palju rohkem, eks, aga neid on liiga palju asju korraga, mis tähendab seda, et nad peavad ka hakkama prioriteete seadma suures organisatsioonis. Ja prioriteetide seadmine ja arenduste selge sildistamine on üks neid asju, mis on nagu kriitiline selleks, et sa suudaksid tegelikult aru saada, et mida sa tegema pead ja kuhu sa nagu tegema pead. Kes haldusaladest seab meil hästi prioriteete, kes hästi suudab ära selgitada või ära sildistada siis neid erinevaid prioriteete, mis teil nagu on, et nendel töötavad asjad efektiivsemalt. Ja nendel, kes tegelikult on kõik üks suur segamudru, et kõik asjad on mingisugune tegevus, siis see ilmselgelt ei tööta. Siis on olemas lahenduse tasuvuse hindamine. Tähendab jällegi seda, et meie MKM-i poole pealt näeme seda, et meile tuleks iga aasta tullakse küsima hästi palju nagu erinevaid teemasid erinevatele arendustele, mis põhimõtteliselt tekitab nagu olukorra, kus me ei suuda nagu hinnata seda, et kas see arendus, see raha, mida sinna nagu küsitakse, on mõistlik maksumaksja raha eest või nagu mitte.
hästi palju tuleb neid. Et selleks mõnikord oleks väga huvitav, kui paljudel teist oleks võimalik nagu näha seda mahtu, mis erinevaid rahataotluseid ja projekte nagu tahetakse digiriigist nagu teha ja millistel põhjendustel. Me peame nagu hindama nende mõistlikkust, mis tähendab nagu seda, et me peame vaatama sellele otsa, et kas see on nüüd Ferrari ostmine digiriiki, millega mitte keegi sõita ei oska või tegelikult ei suuda seda üleval hoida, või on tegelikult väga mõistliku asjaga, mis lahendab ära meeletus koguses rutiine ja probleeme. Et meil oli SMIT-is toimus hackathon siin just hiljuti, mille võitis insener üksinda, terve hackathoni, mingisugune tosin probleemi neil oli, aga üks insener võitis üksinda ja mida ta tegi? Ta leidis rutiini, mida saab tehnoloogiaga automatiseerida, mis säästab 100 000 eurosid põhimõtteliselt aastas SMIT-ile ja PPA-le. Ta nägi, et siia me kasutame seda, võtame selle kasutusele siin ja need inimesed ei pea enam sellega mitte kunagi tegelema. See tegevus, mis nende sinna peale läks, on nüüd võtab kõigest paar minutit, mis enne võttis paarkümmend minutit. Ja see on meeletu ajavõit. Ja see oligi nagu ideaalne näide, mille kohta oleks võinud keegi tulla ju raha nagu küsima, et meil on vaja sellist asja nagu realiseerida, eks, ja siis näitab välja, et tegelikult hakkab see säästma meile nii palju raha. Aga meil on tihti vastupidised näiteid. Küsitakse 500 000 arendusest, mis hakkab võib-olla säästma 10 000 eurot nii-öelda siis haldusaladele selle jooksutamise eest. Või siis lihtsalt ei teatagi, ei osata nagu öelda. Ja see tähendab seda, et lahenduse põhimõtteliselt tasuse hindamine on väga-väga kriitiline. Ja ma lasen tõesti kõik need punktid ette, sellepärast, et see pult lihtsalt ei reageeri muidu. Siis on suure arenduse tükeldamine. Nagu te teate, siis ma olen hästi suur fänn sellisel teemal nagu tegelikult nende komponentide suurte ja keeruliste arenduste tükeldamise osas. Kas mul oleks võimalik saada äkki mõnda teist pulti? Sellepärast, et see lihtsalt ei ela. See töötab. Fantastiline, ma olen tagasi kaasajas. Kõrval selline naljakas lugu, et kui te olete võib-olla kuulnud Steve Jobsist, et Steve Jobs ütles nagu seda, et tema tahab kõik läbi mängida täpselt samade seadmete ja täpselt samade rakendustega enne seda, kui ta lavale nagu läheb. Et sealhulgas ka pult ja kõik nagu see, sest tal oli alati üks väga kindel pult, mida ta alati nagu fännas, mis alati töötis, sest kunagi ei vedanud teda nagu alt. Et see on väga nagu kriitiline sellisel nagu tasemel. See on see, mille pärast ma ütlen seda, et ärge kunagi saatke enda juhte lavale olukorras, kus ta peab testima materjaliga, mis on kas live-süsteem, eks, või pole veel läbi nagu testitud. Et Steve Jobs ei läinud kunagi lavale telefoniga, mis oli live'is. Et see oli kõik tegelikult nagu mängitud läbi, kogu see rutiin oli läbi mängitud, eks kõik oli feigitud ja mokitud taustal ja selleks, et see 100% kindlasti töötab. Ja see on hästi-hästi selline huvitav, et kui te mõtlete nagu päris teenuste raames ka, siis tegelikult kui teie teenuse juht läheb mingi teenusega kuhugi esitlusele või näitama, et kuidas teil asjad nagu päriselt nagu käivad, siis, ja ta läheb live asja näitama, et siis on sellega väga suured riskid. Et kui äkki ongi nagu andmekeskus on maas, sellel hetkel, kui ta lavale läheb, mida ta nagu siis tegelikult nagu tegema peab. Aga jah, aitäh selle pulli vahetuse eest, et see on selles mõttes hea näide, et tegelikult kui asjad lähevad ikkagi nagu live, et siis nad on niimoodi, nagu nad on. Lahenduse äriarhitektuuri disain ja domeenist juhinduv disain on hästi-hästi tähtsad asjad seal selle tükeldamise juures. Kuidas tükeldada projekte, keerulisi projekte, kuidas tegelikult siis saada projektid sellisele kujule, et te suudate neid arendusi teha samm-sammult. Meil on hästi palju etapilisi projekte tuleb sisse, kus siis põhimõtteliselt tähendab seda, et etapid jooksevad samal ajal. Kes siin on Formel 1 fännid, siis ma pole 100% kindel, et Max Verstappen ja Lewis Hamilton suudavad sõita erinevaid etappe täpselt samal ajal. Et see ei päriselt ju niimoodi ei tööta, aga millegipärast me riigis arvame, et see nii on, kus siis etappidel on omavahelised tihedad sõltuvused. Et kuidas päriselt tükeldada, kuidas päriselt teha head delivery teekaarti keerulisel ja suurel arendusel. Eks, meil on selle kohta ka erinevaid näiteid olemas. Siis tehnoloogiliste valikute hindamine. Milliseid tehnoloogilisi valikuid võiks arvestada, milliseid mitte. See ei ole inseneri mure. See on selline asi, millesse peab olema kaasatud tegelikult terve see teenus. Et millist asja me kasutame, millisel põhjusel. Et kui te mõtlete, et okei, et selle me paneme kindlasti Kubernetesesse, eks, et see peab olema arusaadav äriteenusele, miks see selline valik on, miks ta niimoodi nagu töötab. Siis äriandmed, rakendusinfra, kaasamise head praktikad, ootused. Kes teist on kaasatud siin, lihtsalt huvi, kõikides kihtides? Teenused kuni ka äriarhitektuur, kuni ka siis juhtkond, kes teeb otsused, millised teenused arendatakse. Tõstke käsi. See on praktiliselt olematult. Kas teie meeskonnas on teie tasemel tehniline inimene, kes on nendesse protsessidesse kaasatud?
et tegelikult me näeme juba siin, et siin on probleem olemas. Et Agu Leinfeld on digitippudes rääkinud sellest, et kuidas see kaasamine on hästi tähtis. Et te peate ülevalt nagu aru saama kõikidest, mis on nagu allpool, aga allpool on hästi mingid kindlad otsused ja ootused, millest peab nii-öelda äriarhitektuuri kiht olema teadlik, miks mingisuguseid otsuseid nagu tehakse. Et sellise mõte nagu öeldakse, et IT-projekti kui sellist tegelikult ei ole olemas, kõik projektid on äriprojektid. Lihtsalt küsimus on nagu see, palju ta sisaldab mingisugust IT-komponenti. Teine arendusraamistiku skoobis on hanked ja partnerid. Ehk siis kuidas siis tegelikult häid hankeid nagu teha, mis on head hankepraktikad, kellelt võiks õppida, kellelt võiks nagu küsida. Meil on kogu aeg sellised küsimused üleval. Soovitused hanke tehnilistele kirjeldustele, et mitte kirjutada lukku, proovitööd või siis partneri hindamise head praktikad, siis tulemuse tellimine versus ressursi tellimine. Kuidas sa selle otsuse teed? Kas sa võtad endale nii-öelda raami kellegi või sa tellid temalt mingit kindlat tükki? Kuidas sa selle otsuse nagu teed ja kui sa teed ühe nendest otsustest, millega sa pead arvestama? Tellija, tarnija, valideerija, 2+ hankepartnereid ja või rollide lahusus. Mul on olnud arhitektuuripaneelis näiteid projektides, kus põhimõtteliselt me küsime siis, et kes selle projekti tarnib, siis nemad ütlevad nemad. Ja siis küsida, et kes siis kontrollib, et see on see, mida sa tahad, nemad. Ja see ilmselgelt te näete, et siin on nagu vahe nagu sees, et kooli lapselt ju nagu ei hakka küsima, et kas sa tegi oma koolitööd nagu ära ja et näita siis endale neid, et sa need nagu tegid ära, kas sa päriselt tegid ära ja siis lihtsalt usaldad, eks. Usaldusega saab minna teatud maani, aga tegelikult sa pead ikkagi ise valideerima ja millised valideerimise praktikad on, mida sa pead tagama enda organisatsioonis, et sul need valideerimise praktikad oleks olemas. Siis arendusmetoodikad, hea waterfall, võib-olla ei ole paljudes slaidides nähtud seda, et on olemas hea waterfall, tõesti on. Kui te teate täpselt, mida teil vaja on, see teekond on juba läbitud, te teate täpselt ja olete rahul sellega, mida teil vaja on, siis on waterfall ideaalne meetod selle tellimiseks. Aga millega sellega arvestama nagu peaks? Millal on waterfall nagu okei? Täna me tihti kukume waterfalli olukorras, kus me teeme selle otsuse valedel alustel. Mis on hea agile? Hea agile on see, kus me teame, mis on nagu probleem, aga me ei tea lahendust. Aga me saame katsetada, proovida iteratiivselt, et kuidas seda probleemi siis nagu lahendada. Aga probleemi me teame. Ja see on ka hea liin. Ja liin on see, kui me ei tea isegi, kas meil on probleem. Aga see on ka asi, mida me peame tegelikult kasutama. Me teame, et midagi on ebaefektiivne, siis me peame kasutama liinipraktikaid, et hakata tuvastama, kus kohas see probleem tegelikult olla võib. Ja need kõik mängivad omavahel rolli. Ja täna arvatakse, et sa valid ühe nendest 3, aga tegelikult sa ei vali ühte nendest 3. Sa valid ühe selle 3 vastavalt sellele, mis su päris probleem on. Arendamise põhimõtted ja praktikad, jällegi, kuidas arendusmeeskond võiks, millised arendusmeeskonna praktikad on head, mida jälgida, millised nagu ei ole, kellest võiks küsida mingisugust asjade kohta, kuidas te teete testimist, kas teil on testijad majas, kes käsitsi testivad, eks, või on teil testijad, kes teevad automaatteste. Kvaliteedi tagamine arendustes, head tavad ja praktikad, eks, nii testimine, kui ka mõõtmine, kui ka tarne, kui ka andmehügieen. Siis muidugi lahenduse elutsükkel. Ei ole tähtis ainult see, et asja arendada ja siis üleval hallata. Tegelikult on tähtis entry plan, strateegia, migratsioonipraktikad ja head põhimõtted, introduction, growth, maturity, decline aste, kas see lahendus, mis te tegite, on see välja suremas, peab selle hakkama ära tapma, on see POC lahendus, millega me katsetame uusi teooriaid, eks. Siis need ongi ma jaotan need siia nagu ära, et pärast te võite neid nagu vaadata. Eks, et millest see nagu endast nagu koosneb. Ja siin on olemas exit plan. Minu ootus on alati nagu see, et mida iganes te teete, mõtke kohe exit planile algusest peale. Fine, me teeme selle süsteemi valmis, aga kui me selle ära tapma peame või kinni panema peame, kas meil on plaan selle jaoks olemas? Mida me peame siis tegelikult kinni panema selleks, et seda lahendust enam ei ole? Meil käib arhitektuuripaneelis tihti nagu projekte, mis põhimõtteliselt teevad kõike koos. Ütlevad, et kõik asjad lähevad hästi. Et meil jääb, isegi vana süsteem jääb veel üles, meil on kohe nii turvaline see süsteem. Vana jääb üles, uus jääb üles, arendame veel järgmist versiooni ka, kõik 3 versiooni meil maagiliselt olemas, sest äri ei julge ühtegi kinni panna. See on asi, mis tuleb algusest peale nagu ära lahendada. Ja siis lõpuks ka rahvusarhiivi maandumine. Et mingisugused andmed on nii-öelda väärtuslikud selleks, et jõuaksid rahvusarhiivi. Ja arendusraamistiku skoobis on ka siis head tunnused, ehk siis ongi tegelikult digiühiskonna arengukava, meil on andmete avaldamine ja avaandmed, eks, avatud lähtekood ja praktikad, koosvõime raamistik ning ristfunktsionaalsed nõuded. Et need on kõik sellised seosed, millega nagu võiks nagu arvestada, mis on ka arendusraamistiku skoop, kuidas sa neid arvestama peaksid. Kuidas sa pead arvestama digiriigi ristfunktsionaalseid nõudeid versus enda haldusala omasid.
Mis siis edasine plaan arendusraamistikuga muidu nagu on? Ma viskan hästi palju teemasid üles, mis tõenäoliselt kõik saavad olema 1 A4 meie arendusraamistikus. Et 1 A4, võib-olla mõni läheb 2 A4 peale, sest me teame juba, et mingid asjad kirjutatakse liiga üle. Aga tõenäoliselt iga selle teema kohta on 1 A4 soovitustega, use case'idega, kellelt saaks rohkem infot, mida võiks veel järgida. Et saate ise vaadata, et need asjad mulle huvi pakuvad, kus on hea waterfalli kasutamine mõistlik. Võtan selle lehe ja kui minu projekt sellele tegelikult ei vasta, siis ma ütlen sellele, kes tahab minult waterfalli tellida, et kuulge, tegelikult ei ole see mõistlik, võtame parem selle. Me ei tea, mis probleem on, võtame liini. Me teame, mis probleem on, aga ei tea, kuidas sinna minna, võtame agiilsuse. Kellelt võiks soovitusi saada? Arendusraamistik edasi plaan on suhteliselt lihtne. Esimene kvartal töögrupi loomine ja sisutöö. Teine kvartal sisutöö ja ITL-i tagasiside, kaasame sinna ka ITL-i ja erasektori. Kolmandas kvartalis kooskõlastamine haldusalade vahel ja neljandas kvartalis arendusraamistik kehtestatud. Mitte midagi keerulisemat siin ei olegi. Ja kuidas sina saad siis panustada, ongi see, et kas siin tegelikult kohvinurkades või mujal tõstate käe, tahate rääkida, mis võiks seal veel olla, sest arhitektuuri nõukogus osalesid rakendusarhitektid domineerivalt, oli ka taristuinimesega domineerivalt rakendusarhitektid ja nad vaatasid seda arenduse ja rakendusarhitektuuri poolt suuresti. Aga kindlasti on ka taristu raames, mida me peaksime kindlasti arvestama platvormide ja teenuste selles kontekstis, millised valikuid teha. Ja ka midagi muud ei olegi. Et see on see, mida me hakkame tegema järgmisel aastal. Tahame kaasata teid, kellel teil on huvi panustada sellisesse materjali, kellel on huvi häid use case ja näiteid, mis võiks kindlasti olla kajastatud, siis kindlasti ootan teie koostööd. Läksin 1 minuti üle aja, aga aitäh teile, kui kellelgi on kiirelt mingi küsimusi, siis võib-olla ma saan röövida veel paar minutit. Ja, chatis on üks küsimus, millele sa juba ära vastasid. Saalist ma ei ole küsimusi näinud, et see oli siis küsimus, et millal arendusraamistik valmis saab, sellele sa vastasid, see saab järgmise aasta lõpuks. Mul on ka küsimus, et selle silla kohta just, et kas siis riigipilve silla alla pean minema mina või võiks sinna tulla ka see, kes koostas riigipilvele nõuded? Vastutaja on alati üks. Seal ei ole, sest see olukord ongi, need igasugused rasked kohad meil tekivad, mitte ainult digiriigis, ma ütles ka suuremates organisatsioonides. Startupides on see nii kinnine ja väga, väga väike mudel, mis jookseb, et suuremates organisatsioonides võib olla vastutaja üks. Ja seal ei olegi mitte midagi muud. Kui sina oled riigipilve ehitaja, siis sa pead võtma arvesse mingisugused nõuded ja sinu vastutus on võtta vastu need nõuded ja need implementeerida. Nende nõuete ees võib vastutada teine osapool. Aga sinu vastutus on nende nõuete järgi ehitada siis sild valmis. Ja kui sa siis selle lõpuks, kui see valmis on, kas riigipilv on valmis, lähed sinna silla alla ja vajutad seda nuppu või võtad siis selle siin ja näitad ära, et asi töötab, eks. Et siis see on see kindlus, mis sinul peab olema. Et kas sa ise läheksid silla alla, mis võib kokku variseda. Ja see on see, mis on see lakmuse paber sinu enda mõttes. Nõunikuamet on alati väga hea amet, saad igast asju soovitada ja ei vastuta. Teine küsimus oli veel kiire, meil on aega vähe, et jah, ei vastus siis või kuidagi nii, et see soovitusindeksi teema mul jäi siit päris algusest meelde. Et kas me peaksime mõõtma kõigi teenuste soovitusindeksit, et toome näite siin vanglateenusest või sellisest ekstreemsetest juhtumitest, et kas me peame mõõtma, kui rahul vangid on oma teenusega? Ütleme, et sellises heaoluühiskonnas võib selle kohta öelda jah, et tegelikult sa teenust peaksid mõõtma, see tähendab seda, et kui sa saad trahvi, siis see mõjutab ka sinu digiriigi kogemust. Me oleme seda arutanud hästi põhjalikult ja me oleme jõudnud sinna, et kuigi Euroopas teatud tingimustega teenuste osas me peame selle mõõtma iga teenuse kontekstis, iga teenuse kontekstis, mis on ette defineeritud, aga nendel on mingid põhiteenused, siis üle digiriigi me hindame 1 korra aastas seda, et kui rahul inimesed on. Teeme mingisuguse laia küsimustiku ja võtame selle üldise tunde. Ja kui vang on ainus, kes jääb sinna valimisse, kes avaldab arvamust digiriigi osas ja tema ainus kokkupuude on siis tema teenustele vangina, siis, ja tema hindab seda hästi, siis on väga hea. Kui ta hindab seda kehvasti, siis järelikult on ikkagi asi halb. Et me proovime seda mitte niimoodi teha, et põhimõtteliselt teatud teenused trahvi saamine. Said trahvi, kas sa oled rahul selle teenusega? Et te teate, mis see vastus seal üldjuhul on, eks. Aga meie eesmärk on vaadata seda üldsust. Et kui Eesti riik või Eesti inimesed saavad hästi palju trahvi, siis ilmselgelt hakkab see mõjutama ka meie üldist rahulolu digiriigiga ja riigiga üldiselt.
et see on alati nagu selline õhkõrn joon. Aga eesmärk on 94% ja see tähendab ka seda, et 94% vangidest võiksid olla rahul digiriigi teenustega. Aitäh, ühesõnaga vastus oli jah ja teeme suure aplausi Kristole. Aitäh! Kas seda on vaja?